on vaja õppida selgeks, kuidas minna retkele, jalgade hooldus, jalgade ettevalmistus ja ka see, kui on juba retkel jalad ära vigastatud, et saaks nende jalgade eest hooldatud nii, et retk lõpuni välja käia. Ma panen ikka kindlad kätte, ehk siis enne kui te kindlad kätte panete, pesete oma käed puhtaks, siis tuleb teil, kui te seda võimalust ei ole, siis laske see parasiidi tõrjetama siia peale. Lasete kergelt ära, 30 sekundit niimoodi kuivatate ära, tõmbate kindlad kätte. Kiinastega on häda see, et peab olema väga täpselt kindlad. Kui suuremad kindlad on, siis teil see plaaster hakkab siia külge jääma ja kindlad lähevad katki. Te ei saa konkreetselt hakata teda nagu aitama. Siin on, ei maksa suuri kindlad ja ei maksa ka liiga väikseid kindlad võtta, sest et liiga väikseste kinnaste puhul teile endal hakkavad käed väga itistama ja see on vereringe, loosne vereringe on kinni tõmmatud. Nii, ja nüüd on see, et hakkabki see, enne kui te igasuguseid plaastrid hakkate panema. Jalapesu, me praegu seda jalapesu siin tegema ei hakka, küll aga siis tuleb see parasiiditõrje teha. Lasid selle parasiiditõrje peale, lased natukene aega seista ja siis püühke tutikud või siis püühke side ja siis pühid selle puhtaks selle jala. Me siin praegu väga julmalt ja pesema ei hakka. Nii, ja kui me oleme seda nüüd jala puhtaks saanud, siis me võtamegi selle plaastri ja teibime ta nüüd siis, juba tekkis lõppalgus. Nüüd alati proovige need teravad nurgad, siin plaastel on hakkad teravad nurgad vähekese ümardusemaks lõigata. Ja panete selle, tõmbate lihtsalt selle jalad alla. Nüüd tähtis on see, et siia väga palju kortsusid ei jääks. Selle alla saab alati venitada. Tõmbate selle. Nüüd siin võite natuke venitada, küll aga siis võite teha ringi lausa peale. Aga siin tõmbate ülemise ära. Tõmbasite selle ja siis kui te siin jala mängimise kohad võite teha sisse lõikeid lausa. Et saaks korralikult. Nii, siia kortsusid alla ei jääks. Sedasi tõmmatakse siis nagu natukene koomune. See nüüd tehakse küll juba sellele jalale lihtsalt julmalt. Nägin, kuidas pitkal tüdrukud võtsid, meil oli see sama valgeks läinud nahaga jalg. Kakkusid selle teibi maha, tõmbasid selle sama teibi. Tõmbasid niimoodi ümber, mitte pinges, aga lihtsalt rullisid ümber ja mitmekordselt tõmbasid peale. Sest neil oli see, et oli juba näha, et hakkab see survevill tekkima. Survevill on siis põhimõtteliselt on nii, et see, kus nagu kogu aeg peale läks ja see nahk nagu see mängib sinna, see ala on suur. Siis nüüd tahab suuremale alale seda peale. Mina aga tegin seda, siis põhimõtteliselt tegin nendele tüdrukutele, tegin natuke teistmoodi seda asja. Et ma võtsin hakkasin kohe pihta sellega, mis nagu ma enne rääkisin teile, milles see vill nagu tekib teile sinna. Vill tekib siis sellest, et su mingi pind kogu aeg hõõrub ja siis ta hõõrub nagu see punkti. Ja see nahakihid omavahel hõõruvad vastu ja siis läheb üks sisemisest kihtisest läheb katki ja hakkab sinna tulema see vedelik sinna selle pealmise nahakihi alla kogunema. Nüüd seda saabki vältida sellega, et ma võtan selle sama hüdrokloidplaastri. Tekitan sellele kõrgema punkti sinna.
hüdrokoloidplaastri puhul lõigake kõik ääred ümmarguseks. Nüüd selle saate siin lahti. Ta on selline kumm nagu. Ja ta sisuliselt töötab nagu nahk. Teda saab näiteks venitada täpselt naha järgi. Nii, nüüd on see, et see suur latakas siin all, tema hakkab nüüd töötama nagu nahapaksendi. Ja selle tagajärjel siis on see, et kui sa tead, et sul on siin juba vill, hakkab ta väikselt alla tekkima, siis sa võid juba üle selle talla panna selle hüdrokoloidplaastrist. Kui siin tekib hõõrdumine, siis see plaaster kohe nii, kui ta selle vedelikuga kokku muutub silikoniks peale. Selles mõttes, et kohe see keemiline koostis läheb kohe teistsuguseks, nii kui ta selle vedeliku verega või midagi kokku puutub. Ta sulab siia peale. Sellel on nüüd probleem, ta ei taha hästi siin peal seista. Et kui nüüd vett ka veel saab, siis mina näiteks tegin selliselt, et plaasterdasin selle sama kinesteibiga, plaasterdasin ära. Kinesteibil on nüüd see, et ta on täpselt samamoodi tahab, et need teravad nurgad oleks ära lõigatud. Teravad nurgad tavaliselt hakkavad lokkima, sest ikka lõigati nurgad ümmarguseks. Kinesteip on, tema venib siis konkreetselt ainult ühes suunas. Näete? Siin on siis nüüd see kinesteip, ta töötab nagu nahane, näed, siin on nüüd 100% venib. Samast ma võin ta peale kleepida, ta mängib kaasa. Nüüd sina saad teha ju väiksema venitusega, eks ju. Paned peale, et las ta siis venitab. Küll selle kinesteibi üks häda on see, et ta näed, seda pidi ta ei veni üldse peaaegu. Väga vähe venib. Et siis sa saad selle teibi saad panna niimoodi need ääred, mina reeglina tegin sedasi. Ja ma panin siit need ääred, lappisin selle kinesteibiga kinni, sest ta mängib kaasa ja sai selle, küll see kinesteibiga on jälle see, et siis ta peab kuidagi moodi ja siis paned sinna alla, paned ka ja ongi kõik. Jalg peaks kuivada. Jaa, see kõik toimub. Jalg tuleb ära kuivatada, ehk siis pesta ära, kuivatada korralikult ära ja siis parasiiditõrjega üle käia, siis me paneme sinna teibi peale. Ja püüame seda asja teha võimalikult puhtalt. Soppa ja värki juba keegi ajastas sinna vahele, see on jama, siis võtta maha, pane uuesti. Selles mõttes, et soovitan soojalt. Ja kindlasti, kui siin on augud sees, siis näiteks on juba vill, ta on torkanud juba augu sisse sinna ja on näha, et siis vesinik ülihappega siis sellega paned 3%-line, lased lihtsalt peale, siis ta hakkab keema sul saanud. Läheb kohe valgeks kõik ja see koht on sätitli puhas, pühid jälle ühe korra tõmbad ära, paned uuesti peale, seda mängimist on tükk aega. Mõnel hakkab, mõni alguses ei tunne mitte midagi. See ongi selle pärast, et seal on juba kas siis mäda tekkinud, siis see vesinik sisuliselt küpsetab selle mäda ära. Seal ja koos selle mädaga on ju siis ka need bakterid, mis seal juba toimetavad. Ja need siis saavad ka hukka. Ja siis pannakse seda nii-öelda. See on niisugune puhas loominguline värk, et teine teip veel siia näiteks allapoole ja mul on see jalg on valmis.